Kui Martin rääkis siin üleüldisemast võistlusest, siis oskad sina rääkida konkreetselt rajast, tingimustest ja üldisest meeleolust? Jaa, et ma ei tea, kas Martin mainis seda, et see on tegemist on quadide koha pealt ühe maailma kõige olulisema või kõige suurema sündmusega. Et kui ma eelmine aasta sõitsin Euroopa meistrivõistlusi ja olin 4. seal ja läksin eelmine aasta seda võidusõitu hooaja lõpus sõitma, siis nagu mu üllatus oli selles mõttes nii suur, et ma ei osanud arvatagi, et sinna nii palju erinevaid maid kokku tuleb, nii palju erinevaid sõitjaid ja väga kõva tasemega sõitjaid, et USA mitu tiimi oli kohal ja kõik siinpoolsed tiimid, et ütleme kõik, kes vähegi tegelevad selle quadispordiga, on seal võistlustel esindatud ja võistlevad seal. Ja võistlusrada ise on, ma ei mäleta täpselt, aga ma arvan, et 4-5 kilomeetri vahele jäi see ringi pikkus ja tegemist on kõva kattega rajaga, see on nagu maisipõllu peale tehtud see rada, see on iga aasta põhimõtteliselt samasugune ja seal on sees krossi elemente, on siis lihtsalt seda rada, mis kulgeb seda põldu mööda, on selliseid pikki hüppeid kuni seal 25 meetrit, 20 meetrit on seal kaks hüpet sees ja 2 sirget on seal sees, mis nagu selle asja tegelikult nagu teebki raskeks või huvitavaks, et seal on Sikaani vahelt välja tulles 660 meetrit kohe sirge, siis on 180 kraadi tagasi pööre ja on siis vähem seda 150 meetrit sirget ja siis läheb jälle see rada hakkab nagu pihta ja selle sirge peal tõusevad kiirused kuskil 160-165 kilomeetrini tunnis. Et kui nüüd mõelda ise ka, et öösel seda sõita, seal raja valgustus puudub ja need samad tuled siis, kes ehitab siis võimsamad, kes ehitab siis lahjemad tuled sinna ette, et see nagu ise enda teha nagu, et päris keeruline on öösel sõita ja kui seal on veel, peaks tulema vihmane olukord, et pori ja mis seda nähtavust veel nagu halvemaks teeb, et see on jah, päris selles mõttes on see rada ikkagi raske ja täiesti teine nagu motocrossiga jällegi, et võrrelda. Aga samas, kui on kuivad ilmastikuolud, et kas tolm ka selle segab? Ma ei saanud kahjuks eelmine aasta kuiva rajaga sõita, et meil oli meeletu vihm eelmine aasta ja vist kvalifikatsioonis, ma mäletan, oli enam-vähem ilm, et nad ikkagi vist kassid või see pinnas on ikkagi nii palju kõva, et ta ei jää nagu tolmama. Et ta läheb ikkagi nii betooniks kätte see pinnas ja siis tekib teistmoodi selline väga tihe ja treppis auk, et jah, et aga tolmu vist seal ei teki, et Martin ei olnud veel päris kindel, et kes teil see stardimis on, et kes teete enne võistlust omavahel väikse sprindivõistluse ka, et kes kiiremini quadi juurde jõuab ja käima paneb? Võt seda ma ei tea, aga tavaliselt on nii, et kelle pill siis see stardib, et see tunneb oma pilli kõige paremini, et aga eks meil on aega nagu mõelda, et täna sinna augusti lõpupoole toimub see võidusõit, et see taktika täpselt välja töötada, et kes alustab ja täpselt, et aga jah, me vaatame seda. Kas te teete enne Eestist lahkumist võistlusmasinaga mingisuguse ühistreeningu ka või lähete kõik roheliselt peale? Ei, seda kindlasti mitte, et nagu eelmine aasta, siis me esiteks katsetame kindlasti tulesid ja kui sa oled kogu aeg nagu päeval sõitnud, et see öösel see silmaharjumine ja see tulega sõitmine nagu nii palju teistmoodi, et me kindlasti teeme, sellest on juba nagu varakult juttu olnud, et mõned treeningud kindlasti öösel tuledega ja just kuskil supermotoraja peale, et asfaldi pinnasega, et see nagu kõige, siin Eestis ei ole võimalik teisiti, et see nagu kõige sama laadsem midagi sellel, et mis seal toimuma hakkab. Teil on kõigil nüüd kogemus juba olemas, et on teil Letukeest eduga tekkinud konkreetne kohasoov ka? Ei, neid nagu kahte sõitu mina ei tõmbaks üldse nende vahele mingeid selliseid paralleele, et see Letukee on ikkagi täiesti teise pinnasega ühistardiga täiesti selline teistsugune võidusõit, kuhu me nagu nüüd lähme, et see 12 tundi on jälle täiesti nagu
teistmoodi, et ma ei üldse, eks me lähme alati endast parimat andma ja hästi sõitma, et aga eelmine aasta me sõitsime, näitasime päris kiireid aegu, et kui me liikusime, et meil olid seal tehnilised probleemid küll vahepeal, aga me olime seal 10–15, et ütleme selles maailma konkurentsis, et eelmine aasta minu meelest oli seal 130 tiimi võttis sellest osa, et sõita sellises seltskonnas 10–15 koha peal seal meie ajad olid, siis ma arvan, et me lähme sama või paremat kindlasti sinna tegema. Kuna tegemist on 3 eraldi stardiga, et kuidas need tulemused kokku loetakse? See läheb ringide kaupa minu meelest, et see võetakse esimese sõidu ringid ja lõpuks siis liidetakse selle 3 etapi ringid lihtsalt kokku, et kellel on 100 ringi, kellel on 80 ringi, et ongi niimoodi, kes on remontinud mingi siis sõidu osas ja saab vähem ringe ja niimoodi on ja selle võistluse puhul on ka jälle see oluline asi, et siin finišilipp on jälle ülioluline. Et eelmine aasta me 1,5 tundi kaotasime tehnilise rikke tõttu, läks meil boksis aega, aga me tegime vist, kes juhtis veel 2 ringi ennem võidusõidu lõppu, see olid meid vist kas 15 või 17 ringiga meist ees ja neil viimane ring läks mootorrike või midagi, nad katkestasid ja meie olime neist lõppresultaadis nagu eespool, et sa oled automaatselt katkestanud, kui sa finišilippu ei saa, et seal on see oluline, et finišilipu alt kindlasti läbi tulla. Aga kui näiteks on võrdne arv ringe, et kas siis võetakse aeg aluseks? Ma arvan, et siis võetakse aeg aluseks, jah, või etapi koht, et see on niimoodi.